Tšau parvikessad, on aeg see asi siin välja loosida. Olete juba piisavalt kannatanud. Kõik, kes alates 13. oktoobrist kuni 31. oktoobri päeva lõpuni tegid tellimuse meie juures, osalesid siis ahjuloosis. Kuidas nad osalesid? Iga 20 euri andis sulle ühe loosi pileti. Ja me panime nad Excelisse kuupäevalises järjekorras ja olenevalt sellest, mitu 20 eurist piletit sinu tellimus sulle andis, nii mitu korda oled sa siis selles järjekorras selle koha peal. Tellisid mingi teine päev uuesti, läksid sinna teise päeva peale uuesti veel lisaks. Et kõige lõpuks on meil siin, mis meil siin on siis, meil on nii palju kui 523 lotopiletit. Ja kuidas ma selle välja loosin? Lihtne oleks panna see mingisugusesse, ütle mulle number generaatorisse ja asi oleks tahe. Aga ma mõtlesin nalja pärast. Selle ahju ma võitsin võistlustelt. Eks ma võitsin selle sealt Barbecue Farmi Humala ribimeistri võistlustelt. Ja ma ei olnud seal üksinda. Sõber Rasmus oli see, kes tuli seekord kaasa ja aitas mul selle seal nagu ära võita. Ja Rasmus muidugi nüüd ei tea, ma loodan, et ta võtab telefoni vastu, aga ma lihtsalt ütlen Rasmusele, et ütle mulle number 1-st. Ja ma ütlesin 523-ni. Et võtame Rasmusele kõne peale ja palume talle numbri öelda. Tšau, kuule, ma salvestan praegu, nii et vaata sõnavaraga ette. Me käisime vaata seal Humala ribimeistri sinuga, sa tulid appi, eks, tahad raha. Võitsime selle ahju, nüüd ma loosin selle välja. Ja sina saad Fortuna olla, kuna sa olid seal kaasas, aitsid seda ahju võita. Okei. Sa võid ütlema ühe numbri, mis jääb 1 ja 523 vahele. 1 ja 523 vahele. Jah, ja siis ma vaatan muidugi üle selle nime, et see jumala eest mul mingi sugulane ega sõber ei oleks. 333. 333. Tootsin. Täitsa ei ole tuttav, nii et läheb loosi. Aitäh ja toredat nädalavahetust. Sulle ka, davai. Küpseta, davai, tšau. Nii. Aitäh Rasmusele, sellepärast, et võitja on selgunud. Võitja nime ma võin välja öelda tõenäoliselt. See on härra Riho Rebane. Hallo, tere, kas Riho kuuleb? Jah. Mina olen Ardo, ma helistan sulle Barbecue asjadest. Jah. Siuke küsimus, meie kanalit ka muidu jälgid? No ikka vaatan aega-ajalt kui aega on. Okei. Sa seda tead, et oktoobris me loosisime ahju välja? Ahju? Jaa, ostjate vahel, kes tegid ostu, neil iga pilet andis ühe nagu loto, iga 20 euri andis ühe lotopileti. Suvel tegi kindlasti, seda ma tean, et oli. Aga praegu ma ei teagi, et seda. Okei, oktoobris oli ka ja palju õnne, sa võitsid selle ahju. Kuule super, täitsa vekkine. Jah, no see ei ole suur ahi, see on see väike lauapealne ahi, Dreamfire'i oma. Ma esimest oli elus võida midagi, ne? Jaa, mina ei ole näiteks kunagi võitnud midagi, sellepärast, et ma isegi osalesin ühe korra loterii, Allegrii, iga loos võidab, mina ei võitnud. Et ma loosin nüüd teistele parem välja, aga sulle naeratas loosiõnni, et
sa pead nüüd läbi tulema millalgi. Jaa, ei ma tulen kindlasti. Helista mulle ja saad läbi tulla ja viskame selle ahju peale sulle kuskile. Okei, see meni. Olgu, nägemist. Üks inimene on reede õhtul rõõmsaks tehtud. Aga sina püsi kanalil, sellepärast et esmaspäeval algab juba uus loos ja nii palju asju, kui seal loosis on, sellise väärtuse eest, nagu seal on, ei ole me mitte kunagi mitte midagi siit ära andnud. Ja nüüd on nagu rohkelt tulnud taha nagu inimesi ja ettevõtteid, kes on pannud kokku sellise komplekti, et seal on nüansid muidugi, nii et tule esmaspäeval tagasi, vaata, mis siis pihta hakkab. Tšau!